Vee peale tuleb maksimum 5-6 korrust, maa alla tuleb umbes 6-7 korrust ehk vee alla, kuna vesi on 1,5 meetrit sügav siin. Tallinna siluett võib seega täieneda Paljassaare ja Kopli poolsaare vahel 3 tehissaarega. Kõige äärmine saar on Kultuurisaar, kus on Euroopas suuremad konverentsikeskus, kui sinna tuleb 10 000 kohaline multifunktsionaalne, ei ole olemas. Väga hea tuluallikas, kõik majutajad praegu just näevad hirmsat vaeva, et Eestist tuleb väga palju raha välja, kuna ei ole siin võimalik teha konverentse. Kõrvale tuleb siis Pahelisuse saar, kus on siis kõik see, mida me tahame Tallinna linnast ära koristada. Ja siia ette peaks tulema Tivoli saar, kuna Tallinnas ja Eestis ei ole korralikku Tivolit, peaks tulema rahvusvahelistele nõuetele ja üle selle oma Mickey Mouse, oma Lotte, oma kõik muu, kuigi Lottemaa on olemas, aga ma teen Lotte lihtsalt võrdluseks. Saarte üle on räägitud aastaid, kuid selgub, et see on utoopiast ja unistusest midagi rohkemat. Nimelt sai nüüd Sults kooskõlastuse detailplaneeringule. Keskkonnakaitsetega on seega vaidlused lõppenud ja kopa võiks merre lüüa. Kas raha ka on olemas? Põhimõtteliselt Norra ja Saksamaa, kes olid nõus raha alla panema. Ja kvaliteedimärgiks on sinna juurde see, et tähendab, mitte mina ei otsinud projektijuhti, vaid see AECOM, rahvusvaheline firma, kelle projektijuht on Peter Van Buren, mitte see diskomees, vaid teine mees, Peter Van Buren, kes oli projektijuhiks Dubai palmisaarte ehitamisel. Tema ehitas need saared valmis. Sults on kindel, et läheb ehitamiseks, sest tema taskus olev ja mis veelgi olulisem, kooskõlastuse läbinud detailplaneering on kõva sõna.